Tere, mina olen Hanah Lahe, Põhja-Tallinna piirkonna juht Reformierakonnas. Täna salvestame siin podcasti Kasvav Tallinn. Valmistume eelseisvateks kohalike omavalitsuste valimisteks, mis toimuvad juba järgmisel aastal ja täna on siin stuudios koos minuga Pärtel-Peeter Pere, kes on Tallinna piirkonna juht meil erakonnas. Tere, Pärtel! Tere, Hanah! Sina kandideerid Põhja-Tallinna piirkonnas meil. Sissejuhatuseks, mis see Põhja-Tallinn sinu jaoks on? Mida see sümboliseerib? Mis sulle meenub sellega? Kuidas sa kirjeldaksid seda piirkonda? Põhja-Tallinn on koht, kus ma tahaksin elada. Ma elan ise kesklinnas Veerenis, aga väga tahaksin Põhja-Tallinnas elada. Ühe päeva see nii ka läheb. Miks ma seal elada tahaksin ise on sellepärast, et minu arust on Põhja-Tallinn kõige linnalikum linn Eestis, sest et seal on palju inimesi tihedalt koos ja see on hea. Kui me räägime, et linnad peavad olema tihedad, siis arhitektid räägivad seda sellepärast, et linnas oleks rohkem elu. Siis on meil tänavatel inimesi liikumas igal kellaajal, on noori, vanu. See tähendab, et meil on põhjust klientuuri avada avalikke ja erateenuseid, poode erisuguseid, avalikke asutusi erisuguseid. Meil on nende kasutajaid. Ühistransporti on põhjust investeerida, lasteaedu koole avada. On elu. Ja kui räägitakse tihedusest, siis kujutatakse tihtilugu ette mingit Lasnamäge või Mustamäge, et oi api, kõrghooned ja hall. Aga see on vertikaalne tihedus. Horisontaalne tihedus on see, mida me näeme Euroopa linnades, kus sul on majad külje kõrval kinni, mida me igal pool Kalamajas ei näe ega peagi nägema. Aga see, et sul on tihedalt ja et sul on tänavad on kitsad, siis see teeb selle kõik väga armsaks ja nunnuks, mis inimestele ju meeldibki. Aga see, et seal inimesi on hulgakesi palju koos, see on vahva. Nii sina kui teised meie erakonna liikmed on aastaid juba võidelnud eest selle 15 minuti linna kontseptsiooni eest. Mulle endale tundub, see võid peegeldada, et Põhja-Tallinn on minemas selle kontseptsiooni poole, vähemalt see Pelgulinna Kalamaja kant, et kõik on üksteisele lähedal, erinevad teenused, ongi koolid, lasteaiad, et inimene ei pea nagu elamiseks tegelikult oma sellest kodupiirkonnast välja minema, mis on ju väga positiivne. Kas sa saad seda 15 minuti linna kontseptsiooni natuke selgitada? 15 minuti raadiuses jalgsi või rattaga on inimesel eluks kõik vajalik olemas. Poed, trennid, avalikud erateenused ja on ka ühistranspordi peatus, millega saab siis minna kaugemale. Et 15 minuti linn ei tähenda, et sa pead elama ja töötama ja ei tohi kunagi lahkuda sealt oma 15 minuti linnast. See ei tähenda seda. See tähendab seda, et sa saad soovi korral autota hakkama. Sa saad minna ühistranspordi peatusse ja sõidad Lasnamäele tööle, kui vaja. Seda see tähendab. Ja see on väga roheline sellepärast, et siis säästab meile, see on väikse keskkonna jalajäljega elamisviis. Me ei pea kogu aeg ringi tiirutama ja sõitma igale poole, kui me seda ise ei taha. Et planeeringutest lähtuvalt, et me ei planeeri seda pikki distantse sisse. Ja see on inimese tervisele hea, sellepärast, et kui meil on need inimesed seal niimoodi mõõdukal tasemel puntras koos, siis me näeme teisi inimesi, näeme sõpru tuttavaid, meil on juhuslikke kohtumisi, meil on sõpradega, naabritega kohtumisi ja see kõik parandab meie vaimset tervist. See parandab ka füüsilist tervist, sest et kui meil on piisavalt lühikesed vahemaad poodi kooli tööle, siis me saame kõndida jalgsi. Jällegi, kui me vaid seda ise soovime. Tervise Arengu Instituut tegi avaldas tänavu uuringu, mille järgi just Põhja-Tallinna koolilapsed liiguvad kõige rohkem jalgsi ja rattaga teiste linnaosadega võrreldes. Nad teevad seda, sest et distantsid, sest see keskkond, see tänavaruum toetab seda. Nii et see 15 minuti linn, inimestel võib olla sellest kõrini juba kuulda, seda tuleb söögi alla, söögi peale. Aga meil on see juba olemas. See 15 minuti linna asi on Euroopa linnade asi. See on üsnagi loomulik asi.
Ja minu arvates võib olla hästi lihtsalt kokku võetes 15 minuti linna kontseptsiooni sellises kodukohas elades on seal lihtsalt hea olla. Mina ka täna elan kesklinnas, tahaksin ka elada Põhja-Tallinnas või kuskil, kus on natuke rahulikum just sellepärast, et kui ma astun oma koduuksest välja, võib-olla ma tahan kohe minna jooksma, ma tahan rattaga sõita, ma tahan saada sõpradega kokku, ma tahan lihtsalt jalutada, ma tahan tööle kõndida või mingit meelelahutust tarbida, siis Põhja-Tallinn, selle teatud piirkonnad on lihtsalt väga mugavad, et loomulikult sa võid minna kuhugi mujale linnaossa ka, aga sul pole nagu põhjust, et sul on seal enda kodukohas nii hea olla, et tegelikult need erinevad teenused ja sellised hüved, mida me tahame linnas tarbida, need ei peaks olema nii killustunud, et ma arvan, see on täna selline murekoht, aga Põhja-Tallinnast veel eeldatavalt lisandub sinna linnaossa lähima 5 või 10 aasta jooksul siis erinevate arenduste ja muudatuste tõttu kusagil 40 000 inimest. Selline prognoos, et mis see endaga kaasa võib tuua, kas Põhja-Tallinna linnaos on selleks valmis ja mis on meie lahendused selleks? See tuleb kindlasti teiste Eesti regioonide arvelt, kui Tallinn muudkui kasvab ja kasvab. Sellest kindlasti terve Eesti vaates võib olla kahju, aga nii ta meie linnastumise sajandil on. Tallinna rahvaarv tervikuna sajandi keskpaigaks 2050 kasvab 10–20%. Nii ütles Tartu Ülikooli uuring eelmisest aastast. No võtame 10–15% kasvab ja eri stsenaariumid ütlevad, et kesklinnas ja Põhja-Tallinnas kõige rohkem inimesi sinna tuleb ja kui 40 000 ehk Pärnu linna jagu elanikke tuleb Põhja-Tallinnasse, minu arust on see fantastiline. See teeb seda kanti veelgi elavamaks. Kui meil tuleb hundi peale praegu see on poolsuletud tööstussadam, lagunenud koht. Muidugi väga hea, kui see välja arendatakse, suurepärane. Ja Bekkeri sadamasse samamoodi on planeeritud endine manufaktuuri, lagunev hoone. Tehakse korda, suurepärane. Sinna tehakse ka uus lasteaed. Tuleval aastal linnavalitsuses me otsustasime, et avatakse uus munitsipaalkool, Põhjatähe kool, põhikool järgmise aasta septembrist. 1200 kooliõpilast lisandub selle 40 000 on süüke prognoos. Et see on hea, kui meil tuleb rohkem elu. Ja ma ei näe selles probleemi, et see on, kui kuulata linnaplaneerijaid, arhitekte, arendajaid ja lugeda seda laadi kirjandust nii meilt kui mujalt, see on hea, kui linnad kasvavad keskelt tihedamaks. Kindlasti mitte lõputult, me ei saa elada nagu kilud karbis, see on selge, aga seda seal ei juhtugi. Et see on palju parem inimeste tervisele, isiklikule rahakotile, linna ja riigi rahakotile, kui me elame tihedamalt koos, selle asemel, et üks linn valgub ja valgub ja valgub laiali. Sealt tulevad ummikud, hommikuti Tallinnasse sissesõidul, õhtul väljasõidul. See on see, mis on hästi kulukas ühiskonnale. Aga kuidas sa seda liikuvuse probleemi lahendaksid siis, et mitte, et me eeldame nüüd, et sellel 40 000 inimesel, kõikidel Pärnu linna elanikel, kes siia nii-öelda kolivad, on oma isiklik auto, millega nad tahaksid ummikus olla, aga ummikud paratamatult tekivad vähemalt tänase planeerimise juures, et mis lahendused meil võiksid olla, et vältida sellist tohutut kaost? Ei saa eeldada linn planeerimisel, et 100 uut elanikku võrdub 100 uut korterit, võrdub 100 uut autot. Siiamaani on seda tehtud. Ja see valem ongi nii lihtne, et kui sina ehitad kortermaja, sul on 100 korterit, linn ütleb, mitu parkimiskohta sa pead rajama sinna. Ja kui ongi üks koht per korter, siis ongi. Siis ongi inimesed ja põhjusega murelikud Põhja-Tallinnas või mujal, et kuulge, et ärge ehitage rohkem. Meie tänavad, meie ummikud. Kui linn ütleb, et kuulge, tehke, mis tahate. Pange 30% korteritest parkimiskoht, kui tahate. Meil on ükskõik, näete, meil on siin arengukavad, suur pilt, Põhja-Tallinnasse, näete, ei mahu ära. See on pool saar. Et kui teie olete valmis võtma äririski, andke tuld. Ja Stockholmis tehakse 10% korteritele, kesklinnas öeldakse, et on vaja parkimiskohta. 100 uut korterit, 10 parkimiskohta. Ja inimesed teevad niimoodi. Ja Helsingis on tehtud ka 0 parkimiskohta. Invakohad, keldrid, need niikuinii, aga ei tähenda seda, et 40 000 uut elanikku võrdub 40 000 uut autot. Ja ei tähenda ka Põhja-Tallinnas, kus on riigi kõige kallim kinnisvara,
et see ei ole argument, et kuule, et noh muidugi, ma ostan endale kalli korteri, siis ma ostan endale 2 autot sinna juurde. No osta kui tahad, sõida kui tahad, aga niimoodi me linna planeerida, eeldada me ei saa. Nii et liikuvus Põhja-Tallinnas tulevikus, nagu on öelnud ka uus linna arhitekt, linna peaarhitekt Andru Mänd hiljutises intervjuus, see on rohkem ühistransporti. See pole käskimine, see pole keelamine, see on ratsionaalse ruumikasutuse küsimus ühel poolsaarel ja tervikuna ühes linnas ka. Ruumi on, palju on. Nii et kui me tahame, et inimesed kuskile kolivad, kui me tahame soodustada ettevõtlust, sa tahad ehitada, arendada, linn ütleb, et laske käia, see on teie eraomand, see on endine tööstussadam, see koht muidu laguneb, palun ehitage sinna, aga rajage ka lasteaed ja palun hoolitsege selle eest, et te aitate meil ehitada teid, ühistransporti tuua, aitate meil trammiteed äkki rajada, see on see vastus. Ühistransport on Põhja-Tallinna tulevik, kindlasti ka rattaliiklust, aga see alati jääb kuskil 10-15% juurde, kui me vaatame teisi Põhjamaade pealinnu. Nii et ühistransport, kui võimalik, siis saab ka panna selle rongi raudtee käima, mis tuleb Balti jaamast ja läheb selle Krulli kvartali tagant ja siis Poolsaare tippu välja. See nõuab mõningaid miljoneid investeeringuid, aga see raudtee on olemas ja seda saab kasutada. Elron on selleks valmis, seda raudteed tuleb üles putitada. See ongi see. Need vahemaad on väikesed. See on ka jalgsi ja rattaga kaetav, kes see soovib. Kes ei soovi, saab kasutada ühistransporti. Ja kui me need 3 liikumisviisi paneme enamuses käima, kui 50+% sõidab ühistranspordiga, kõnnib või läheb rattaga, siis ülejäänutele on autosõit võimalik. Siis meil ei ole ummikuid. Ma arvan ka, et sellist sundliikumist peaks kindlasti tulevikus vähem olema, aga mitte ainult Põhja-Tallinnas, vaid Tallinnas ja Eestis tervikuna, et kui me räägime autostumisest, aga selle jaoks me peame vist eraldi podcasti osa salvestama. Kuna sa oled Tallinna piirkonna juht, siis sul on kindlasti ka palju häid ideid meie suure programmi osas, et mida Reformierakond lubab Tallinnas teistmoodi teha, kui me pääseme võimule, mille osas mina olen väga positiivselt meelestatud, et too siia podcasti lõpetuseks mõned head ideed ka, millega me valimistele vastu lähme. Tallinnas peab ühistransport toimima, trammiliinid, trammivõrk on see võtmesõna, see peab minema tulevikus Aaberstisse, Mustamäele, kunagi ka Lasnamäele, kahtlemata. Ja me peame saama rohkem ehitada ja just nimelt kesklinnas. Põhja-Tallinnaga tundub, et on okei, aga just nimelt kesklinnas samamoodi. Et see soodustab ettevõtlust ja see on linna teha, kuivõrd kiiresti ja efektiivselt me suudame lasta detailplaneeringuid läbi. Mitte 5, mitte 10 aastat, vaid 1,5 aastat, no maksimaalselt 3 aastat. Ja mida rohkem kesklinnas, seda kiiremini see peakski minema. Nii me soodustame ettevõtlust, soodustame seda, et saab arendada, saab luua töökohti, saab ehitussektor tööd ja seda tuleb teha targalt ka niimoodi, et mitte ainult bürokraatiat vähendades, aga nii, et linn nõuab, et kuulge, olgu lasteaed, ühistranspordiga integreeritud värk, parkimiskohti, nii palju kui vaja, aga nii vähe kui võimalik, aga olgu see arendaja otsustada, me peame andma arendajale selle vastutuse ja selle vabaduse. Mitte, et linn ütleb, et nüüd ehitate muudkui kogu aeg igale poole parkimiskohti sama palju kui korterid. Siis me mängime, jooksemegi kõik kinni. Nii et anname kiirema võimaluse rohkem ehitada, saame korterite hindu sellega alla, sest et nõudluspakkumine, meil tuleb rohkem korterid turule, saame rohkem inimesi kesklinna elama, saame rohkem kliente tänavatele, rohkem tänavakaubandust, me saame rohkem linna. No suurest programmist rääkides veel lõpetuseks, et peredele ja pensionäridele meil on ka mõni hea plaan varuks. No kindlasti. Lasteaiakohti me peame juurde looma ja seda saab samuti teha koostöös erasektoriga palju kiiremini ja paremini. Eralastehoid peab olema kindlasti selle osa. Ja pensionäridele ma arvan, et endiselt see, et meil on pensionäre aina rohkem ja hakkas elanikkond aina suureneb. Me peame mõtlema nende peale, et nemad näiteks on kindlasti need, kes autoga rohkem sõidavad. Sellega tuleb meil arvestada. Ja aktiivsuskonto, see on olnud meil siiamaani valimisprogrammi me peame valmis kirjutama. Aga kui linn pakub eakatele paremaid võimalusi, et hoida ennast toonuses ja tervena, siis see on kindlasti üks asi, mida tuleks meil samuti kaaluda.
aitäh sulle, Pärtel, aitäh kõikidele kuulajatele ja vaatajatele, püsige lainel, siis juba peagi on uus osa eetris ja see oli Reformierakonna Tallinna tiimi podcast Kasvav Tallinn. Kõike head ja head jõuluaega!